Nii, tere tulemast! Tervitame teid Järvamaa põlisrahva esinduskogu poolt. Aitäh kõigile maade esindajatele, delegatsioonidele. Meil on täna Viljandimaa, Pärnumaa, Läänemaa, Järvamaa, Saaremaa ja Virumaa põlisrahvaste esinduskogude delegatsioonid. Ja tänane päev, nagu te ka teate, esimene päevapunkt, kõige olulisem ja ka tänase päeva suur sündmus ja põhjus, miks me siia kokku oleme tulnud, on, et olla tunnistajaks ja kes siis osaleda põlisrahvaste vastastikuse tunnustamise lepingute allkirjastamisel. Minu nimi on Erik Perlin, olen järvalane Peetri kihelkonnast ja oleme teinud kõva tööd siin mitu päeva magamata, et teid vastu võtta, et tuua meeleolukas ja samas sisukas ja oluline sündmus koos teiega. Tutvustan veidikene päevakorda, ka seal letil on päevakord kirjas. Teeme pause nii, kuidas vaja, aga võimalikult vähe. Paluksin nendel, kes ei ole kirja pannud ennast seda teha, et osalejate nimekirjas kindlasti teie nimi oleks. Ja päeva teises pooles oleme siis kõik koos rohkem arutelus. Praegu saate meie ettevalmistatud töö tunnistajaks olla ning me seletame natuke lahti, mida me allkirjastame ja mis selle põhjus on. Ja hiljem on meil natukene muusikalist etteasteid teile ning inspireerivaid kõnesid. Matk, et kellel on matkasaapad kodus, siis pole hullu, saavad märjaks. Ja lõpetame siis õhtu sellise vaba mikrofoni, vestlusringi, sauna ja meeleoluka olemisega. Kõige suurem hea meel on mul selle üle, et me oleme kuu ajaga teinud nii palju tööd, kui suur osa meist, kes oli siin kohal, on ka täna, kes meil aprilli 19. kuupäeval oli, kui me järvalastena siis ennast olemasolevaks kuulutasime, enesemääramise manifesti vastu võtsime ja koostöös siis põlisrahvaste koostöökogu teile sellise ülevaate andsime. Täna proovime natukene vähem pikki seletusi ja rohkem inspiratsiooni ning seda, milleks me siis päriselt oleme siia kokku tulnud. Aga ma annan sõna edasi, et tutvustada seda protsessi, mis meil nüüd käima hakkab. Kui me oleme 40 minutiga, ma usun, allkirjad alla saanud, ära seletanud, miks ja mida me teeme, ma annan peatselt sõna saarlaste esindajale, siis jätkame järgmiste päevakorrapunktidega. Aga Kristjan Moora, Saaremaa põlisrahvaste valitud esindaja, aitab meil siis mõista ja teil mõista. Tema suure töö tulemusena on meil nii kaunid väärikad lepingud siia lauale ilmunud ja vastastikku siis erinevate maade esindajad saame jõuda selle allkirjastamiseni. Aga aitäh, tere tulemast veel kord ja annan sõna Kristjan Moorale. Tänan ja tervitan ka kõiki, kes siis täna kohale on tulnud. Ja tõesti, täna on väga ajalooline päev ja ajaloolise päeva puhul me peame pidulikult toimetama siin. Eestimaa kaart, mis on siis pärit 1920. aastast, kus kõik maade piirid on kenasti peal ja mille alusel siis Eestit tunnustati Rahvaste Liidus. Aga see on siis meie põlisrahvaste vastastikuse tunnustuse kirjaleping ja tegelikult on see ka koostööleping. Ja see ei ole muidugi ainus leping. Seal on kirjas, et see annab siis aluse meie edasiste lepingute sõlmimiseks. Aga see vastastikune tunnustamine on tähtis, seda nõuab siis meie rahvusvaheliste lepetega kehtestatud reeglid. Me ju tahame, et me oleksime tunnustatud ja selleks rahvusvaheliste reeglite järgi piisab ka meie vastastikusest tunnustamisest põlisrahvaste vahel. Seni on siis sõlmitud 3 lepingut saarlaste ja läänlaste, saarlaste ja virulaste, läänlaste ja virulaste vahel. Nii et kui on 3 maad, siis on 3 lepingut, aga 6 eksemplarist mõlemale osapoolele jäi 1. Ja nüüd
minu autorlus ei ole, siin all on kenasti toodud maarahva logo, mis esindab siis põlisrahvaste koostöökogu. Ja täna siis selle lepingute allkirjastamisega koos lepime ka seda kokku, et liituvad maad, Viljandimaa, Pärnumaa ja Järvamaa liituvad ka siis põlisrahvaste koostöökoguga. Edaspidi me hakkame siis tegema koostöökogu ka ühiseid otsuseid ja koordineerima meie tegevust siis juba 6 maa vahel. Loodame, et peatselt tulevad ka järgmised liitujad. Ja nende kirjade juurde siis need on tehtud sarnaselt, nagu meie esimesed 3 lepingut tehtud said. Näiteks Läänemaa ja Pärnumaa põlisrahvaste vastastikune tunnustuskiri. Vasakul on esimesena siis Läänemaa, vasakul pool on siis Läänemaa vöökiri. Ja paremal Pärnumaa, paremal pool on siis Pärnumaa vöökiri. Näete, siin on 3 allkirja joont. Ja nüüd on niimoodi, et iga joon peale kirjutab siis üks Läänemaa esindaja, teine Läänemaa esindaja, 3. Läänemaa esindaja. Saaremaa on olnud paremal küljel, järelikult nende allkirjad tulevad paremale. Oluline on ka see, kes on esimene allkirjastaja, kes on teine, kes on 3. Ja Järvamaal on meil siin täna 4 allkirjastajat, nii et Järvamaa kihelkondadel on 4 kihelkonna esindaja. Oluline on ka see, et ei oleks sama kihelkonna inimesed, muidu ei ole päris maaesindus. Ja nii on ka saarlastel omad olnud Läänesaare poolt mõnest kihelkonnast keskelt ja ida poolt ja ma usun, et ka Virumaal on mitme ja Viljandimaal ka mitme kihelkonna esindajad olemas. Ja need lepingud siis pärast, kui nad saavad allkirjastatud, siis koos allkirjadega ma viin nad kunstniku juurde tagasi digiteerima. Ja siis nii nagu meil on praegu sellel maarahva lehel digiteeritud lepingud näha, on nad ka aktiveeritud, nii et need sinised tekstid, mis siia tulevad lepete juurde, saavad olema interaktiivsed. Et kui meil on siin viidatud nendele lepetele, millest me lähtume, siis saab läbi selle leppe klikates minna ja lugeda sadu lehekülgi rahvusvahelisi leppeid huviliselt. Ei pea nii palju seletama, saab soovitada lugeda. Ja nüüd võib-olla illustratiivselt, et meil on siin toodud ka nende maade tänaste osalejate varasemad lepped muistse iseseisvuse aja lõpust, kui vallutajatega sõlmiti kahepoolseid leppeid. See tähendas seda, et me olime rahvusvahelise õiguse subjektid ja kui me nüüd leppeid sõlmima hakkame, siis me muutume taas rahvusvahelise õiguse subjektiks. Eriti, mida me saame teha. Saaremaal näiteks Hollandi saatkond korraldab nende suure meretööstusettevõtte Van Hoordi lobi. Joodab igal aastal täis meie vallavõimu, et nad rõõmsalt alla kirjutaksid kõikidele otsustele ja need on joviaalselt sellega nõus. Saaremaa põlisrahvas aga kirjutab Hollandi saatkonnale noodi. Ja selles stiilis me saame siis valida, et olenevalt Hollandi saatkonna käitumisest, esialgu me kirjutame sõbralikumas toonis, aga me võime kirjutada ka tonikasakate stiilis Türgi sultanile, kui nad aru ei saa. Stiili valik on meil maade ja rahvaste puhul vaba. Kes ei ole lugenud tonikasakate kirja Türgi sultanile, siis soovitan. Saate aru, millise diplomaatiaga võib ka tegemist olla. Aga see on meie kultuuriruumi osa, kuidas me neid edasisi leppeid ja noote siis kirjutame. Aga siis, kui suhtlevad maad ja rahvad välisriikidega ja meile vastatakse, olemegi rahvusvahelise õiguse subjekt. Rohkemat ei olegi tarvis, siis on küsimus, et kas me siis sellest suhtlemisest ka midagi saame. Esialgu muidugi tuleb mõõdukate sammudega liikuda, aga kõik see on meie elu osa. Ja veel korra tehniliselt. Esimesena allkirjastaja, eks ole, võiks jääda kõikidel lepetel samaks, teisena ja kolmandana ka, et see järjekord ei muutu. Kirjutan siit ära, annan edasi ja nüüd anname siis neid leppeid niipidi ringi edasi, et abiline siis need lepped, mis on, annab edasi. Kui on kõrval siin Virumaa, Virumaal on leping
Viljandimaaga, siis see pakk antakse Viljandimaale. Kui on leping Pärnumaaga, siis antakse see pakk edasi sinna. Ja nii samamoodi, et kui on üks pakk ühe maa poolt allkirjastatud, siis ta liigub teise maa peale. Ja pärast korjame nad sinna karpi. Selle karbi ma võtan ka välja. Tehniliselt siis jäävad, kuna siin on 3 koopiat, siis üks oli meil tehtud tagavaraks, aga me otsustasime nüüd niimoodi, et mõlemale osapoolele jääb 1 koopia ja 3. koopia me võtame siis põlisrahvaste koostöö kogu omandisse. See on see, mille ma viin kunstnikule ja mille alusel siis digiteeritakse, aga kõik osapooled saavad täna oma lepingu koopia kätte. Ja siis 3 koopiaga teeme seda. Nii. Jah. Väga oluline on see, et kirjutada ainult allkirjad. Allkirjad ja allkirjad tulevad siia joone peale. Ja kui te kirjutate selle joone peale, osundan selle mikrofoniga, joone peale kirjutada, siis mitte selle ülemise jooneni välja, vaid kuni pooles ulatuses. Sest joone alla kirjutab kalligraafilise käekirjaga meid aitav inimene pärast teie nime. Kõik nimed kirjutatakse ühe ja sama kalligraafilise tekstiga nende joonte alla. Allkirjad tulevad joone peale ja mitte kõrgemale kui pool selle joone vahest. Ma loodan, et on aru saadav. Seina peal on näidised olemas. Jaa, eks ole. Seal on näha, kuidas see on tehtud. Samamoodi, et oma nime ei kirjuta ainult allkirja. Vastakad kõigil on. Tänan. Alustame siis lepete võidulikku allkirjastamist. Samas järjekord siin pool ruumi palju.
Käsi väsib ära ju. Saaremaa valmis. Allkirjad on antud, pidulik hetk on käes ja lisaks siis selle lepete allkirjastamisele on see leping ka uute põlisrahvaste koostöökogu liikmete vastuvõtmise lepe. Kui meil seni oli 3 maad, tänasest on meil siis 6 maad ja siis ka uutel liitujatel endi keskelt valida oma maa esindaja põlisrahvaste koostöökogusse. Me peame selle koostöökogu liikmetega siis eraldi kokku saama ja täiendama meie senist seltsingu lepingut. Sinna saab lisada mõningaid olulisi eesmärke ja võimalusi, mis siis ka Eesti Vabariigi seaduste järgi meile siis jõudu juurde annavad. Vabatahtlikud ühendused saavad tegutseda valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonidena. See on üks oluline punkt, mida me peame sisse kirjutama, siis me saame ennast registreerida ja saame ka vastavat infot, mis puudutab keskkonna teemasid. Teine asi, et me saame olla siis vabatahtlik kogukonnaorganisatsioon, mis on ka maailmaseaduste järgi oluline. Ja viimane asi on see, et me toimime rahvusvaheliste inimõiguste kaitsjatena. Et selle rolli võtmine annab meile kohe palju jõudu juurde. Need tuleb meie lepingusse sisse kirjutada ja siis meie koostöö korraldamisel kehtivad samad põhimõtted koostöökogus, mis kehtivad siis maade manifestis registreeritud lepetes. Kas te mäletate, mitu häält on igal oma maa põlisrahvaga liitunud kihelkonna esinduskogul? Kui on maa ja selle maa põlisrahvaste esinduskogu, kuhu on tulnud kõik esindajad kihelkondadest, siis igal kihelkonnal mitu häält on? Üks esialgu meie kokkuleppel. See tähendab, et esindajaid võib koosolekule tulla alati rohkem, aga meil on kokku üks hääl. Ja siis selle maa otsuseid teevad kõikide kihelkondade esindajad. Ja mis on veel üks oluline printsiip, et me ei tee otsuseid napi häälte enamusega, vaid vähemalt 70% osaluse. Et kui on 3 esindajat, siis kõik 3 peavad olema poolt. Muidu ei tule, 2 ei saa 1 vastu olla, peab olema nõus olema. Kui on juba 10 esindajat, siis peab 7 poolt olema. Vähemalt. Nii et sellised põhimõtted meil on. Me tutvustame järgmises punktis ka meie
ühesõnaga kollektiivset pöördumist Riigikogu poole. Täname kõiki, kes on sinna allkirja andnud ja meil tekib täna veel võimalus sinna allkirju juurde anda paberile. Elektrooniliste allkirjade kogumine on lõppenud. See ei ole veel Riigikogule üle antud ja Riigikogule üleandmise juures on siis koostöökogu pöördumine. Koostöökogu esindajad saavad seal osaleda. Muidugi me ei tea, kui palju Riigikogu esimees korraga meid majja sisse laseb. Võib-olla kõik ei lase, aga me vähemalt teeme selle katse. Ja teeme seda võimalusel juba järgmisel nädalal. Ja siis, kui me oleme piduliku osa hetkel lõpetanud, tuleb vist pidulik vahepala ka, aga enne ma võime teha aplausi selle tulemuse eest, kuhu me oleme jõudnud. Nii, ja võõrustaja põlisrahvana oleme võtnud siis enda Järvamaa talent ja üks suur põline Järvamaa juurikas Lembit Saarsalu on oma saksofoni oskuse ja tulemuste ja meisterlikkusega jõudnud väga kaugele ja temalt siis ongi väikene selline vahepala ja ka mõni sõna, sest et Lembit on kõva sõnaga mees. Nii, armas rahvas, mul on rõõm olla sellisel pidulikul hetkel täna siin koos teie kõigiga. Kas ma tohin natuke rääkida natuke lisa ka kõigele, et mis lood ma mängin ja palju ma olen mänginud üldse. Mul on täna see aprillikuu on üldse väga oluline. Mul on 60 aastat täitus, et ma olen saksofoniga käinud ümber maailma 30 riigis esinenud, sealhulgas Ameerika, Aafrika ja nii edasi. No see pole tähtis, aga ma tahan just seda öelda, et ma olen pärit talupidaja perekonnast. Vanaisa oli Järvamaa pataljonis, võitles, et Eesti saaks vabaks ja nagu me teame, seda juhtus. Taat ehitas Roosnailikule talu, mis on praegu üleval, üle 90 aasta vana maja, seisab. Minu õde elab seal oma pojaga. Ja ma tahtsin paar repliiki ainult öelda enne seda, kui ma mängima hakkan. Et ma alati õhtuti vaatan, kui olen magama veel kogu maailma uudised, eks ole, kõik kanalid. Ja ma tahtsin öelda, et tasuks võtta veel näiteks, ma alati imetlen saame. Et nad on 3 riigis, Soomes, Rootsis ja Norras. Ja nad on niisugused juurikad, et nendel on oma telekanal, üks tund aega on saade Soome üle esimese kanali peal. Ja võt see on üks näide, kuidas üks väike rahvas võib oma keelt, kultuuri arendada ja keegi saab midagi vastu õiendada, sest nad on nii mitmes riigis ja nad saavad ka tuge, eks ole. Ja see oli täitsa üllatud mulle, et on olemas ikkagi võimalusi ka väike rahvastel edasi elada. Miks ma seda räägin? Me oleme praegu tõesti sellises momendis ajaloos, et on jälle see tekkinud, et nagu põlisrahvad, eks ole, et kuidagi meid tõugutakse kuskile kõrvale, me oleme nagu vähem tähtsad, eks ole. Tegelikult oli ju plaan, et ole rahvusriik, eks ole, keel ja kultuur. Ja kuidagi see hakkab nagu hajuma, keegi ei tea, kas teda on üldse vaja. Siis muidugi see suur Euroopa riik, kas see nüüd tuleb siis sama nagu on Ameerika Ühendriigid või on ta siis rahvusriikide ühendus ja nii edasi. Ja mind teeb see väga murelikus midagi. Ja kui me praegu seda asja ajame, siis ma tahtsin veel ühe märkuse kohe öelda. Et jumala pärast me peame olema kavalad. Nii nagu see, kuidas Kalev juba öeldi, et serviti, eks ole, ära kohe puuga vähe vanne, eks ole. Niimoodi serviti ja sellepärast, et alati on niisugusel kohtumistel väikerahvaste ühendusele kõik tekib kohe see, et natsid. Sest see kõige lihtsam on sinna juurde panna
ma arvan, et ma ei liialda, et kohe võib tekkida see, et need on natsid, teevad mingisugust jama seal, hakkavad kokku keerama ja natside, noh, nagu te teate, see maine ei ole just kõige parem, kui rääkida ajaloo. Ja siis ma tahtsin ka seda öelda veel, meelde tuletada, et eile rabas mind õhtul, kui ma vaatasin Soome viimaseid uudiseid. Kas te kujutate ette, et hea küll, Trump möllab seal ja mõni ütleb, on hea või halb, aga teate, mis ta eile ütles? Ta ütles eile, et palestiinlastega on nüüd jokk, Gaza on läbi ühesõnaga ja rahvast tuleb viia Liibüas. Pange tähele. Ühesõnaga, Gazas palju elanikke oli, kas 2 miljonit või nii edasi. Ma olen mänginud Palestiina põgenike laagris ka muide. Need on 2 asja, mis alati mind on puudutanud, et kui sa ise oled seal kohal käid ja ma olen selles laagris mänginud ja ma tean täpselt, kuidas moodustati Iisraeli riik, eks ole, Palestiinat ei tehtudki nii edasi. Ja nüüd ongi see, ja nüüd, et üks rahvas lihtsalt ühe suur sõjaga viiakse kuskile minema ja kellega asil pole selles midagi. Et ma tahaksin ka sellele olukorrale tähelepanu juhtida, mis on ikkagi väga terav. Ja siis ma mängiksingi, kui te lubate, 3 lugu. Ja need esimene on siis Targa rehealune. Ma olen seda mänginud üle maailma igal pool ja tihti on küsitud, et kas teil on ka rumala rehealune? Ja mis me saame öelda? Ei ole. Meil on ainult Targa rehealune. Nii. Et meile kõigile ma soovin sellel hetkel kõigile tarkust, väljapeetust ja kuna maailm on selline küllalt keeruliseks läinud, seda tarkust veel ma kordan mitu korda, et see peab olema niimoodi targasti kõik tehtud, et see kõik, mis meil on plaanis, meie ideed ja kõik, et see säiliks ja säiliks loomulikult Eesti rahvas. Ja veel üks kodune ülesanne, kui tohib seda, ärge pange pahaks. Palun, lugege ja võtke internetist välja või raamatust ja pange presidendi pildi peale, kui teil kodus on, või lihtsalt seina peale raamige. Anton Hansen Tammsaare truudus. Võt see peaks olema igaühel kodus loetud, see on kodune ülesanne. Ja teine, tema valitud artiklitest artikkel, mille pealkiri on Sõda ja rahu. Seal on kõik öeldud. Pole vaja kuskilt otsida mitte midagi. Seal on 2 momenti ainult. Kes kaotab sõjas ja kes võidab. Seda me teame. Võitude kohta ütleb ta ilusti. See on kapital. Et kapital on nagu elav hõbe, mis ronib igalt poolt läbi. Tal ei ole riigi piire ja ta on nagu kosmopoliitne ollus, mis läheb igalt poolt läbi. Ja kes kaotab, see on ikka tavainimeks olen, majapuruks seda. Ja kui hädast on vaja, peab ise sinna rindele minema või nuttes saatma oma poja sinna ja nii edasi. Nii et see oli minu väike lühike sissejuhatus, ärge pange pahaks. Aga nüüd ma mängin need lood, ma loodan, et ma seda koosolekut täna pikemaks jälle võrra ei teinud. Aga need olid need mõtted, mis ma tahtsin öelda. Teeme siis selle Targa rehealuse. Ja võt, see on see, ma arvan, et see just peaks jääma saatma meid kõiki just see tarkus. Sest seda on, no ma ei hakka praegu ütlema edasi, et seda napib. Just ma arvan nende juures, kes juhivad. Ja algul oli ikka, kuidas eestlane, mis oli? Kõigepealt torupill. Ja enne paljud laulsid, aga mina olen torupille mängija. Et see täna kõlab teile niimoodi. Thank you.
vabandust. palun natuke varem ära. nii, teine lugu on otse Vargamäega seotud. Tammsaare õde Marta Hansen laulis kuulsaks ühe laulu, millele pandi pealkiri oli Sing sale proo. Teate kindlasti, eks ole. Tegelikult see originaal on Miks sa nutad tammetene. Aga noh, võtame siis nii või naa, eks ole. On see või teisiti, aga Anton Hansen Tammsaare tõeline geenius on ju õige. Keegi ei vaidle vastu. Ja Marta laulis väga ilusti, ta oli niisugune asja armastaja või niisugune mitte tavaline estraadilaulja, nagu praegu kombes popi, eks ole, aga ikkagi klassika põhjaga ja nii edasi. Ja see lugu on siis järgmine. Veel kord arvestades päeva pidulikkust. Ma olin ühe näituse avamisel. See oli, praegu on, ma ei tea, kas ta praegu on olemas veel, Hiiumaal, N. Kunila kollektsioon Konrad Mägi. Ja ma mõtlesin kogu aeg, mida sinna mängida. Ja nüüd viimase ajal ma olen igal pool mängin oma kontserdi lõpus ühte pala, mille on kirjutanud Artur Kapp. Teksti on kirjutanud Karl-Edvard Sööt ja pealkiri Metsatee. Miks ma mängin seda? Vaat see on just see, alati poliitikud, muidugi need peaks üldse selle elektriteemast üldse kaugel olema. Minu arvates oleks vaja leida 10 meest, nagu on see härra Hamburg, akadeemik. Vaat teha üks niisugune seltskond ja poliitikud eemale, seepärast, et nad ei tea asja. Ja nüüd tekibki küsimus, et palju üldse on vaja neid tuulikud ja ma just võitlen selle eest, et meil säiliks see võimalus, et me saaksime jalutada veel metsateel. Te teate ise, mis tähendab metsateel jalutamine, eks ole. Ja see luuletus on ju imeline, eks see õhtul veel jalutasid metsateel. Artur Kapp kirjutas selle, kui ta oli 25 aastane. See on ilus armastuslugu. Ja ma tahaksingi öelda, et selles hulluses, kus me võtame puid maha ja putukad ja vihmaussid ja kõik hävivad. Küsimus on selles, et inimesed peaks üldse aru saama. Mitte ainult meie, vaid me peame selle toetama seda, nende putukate elu ja väga olulised putukad on
mesilinnud, eks ole, mesilased. Sest kõik teevad väga hästi, et kui mesilased kaovad ära, see on ammu välja öeldud, siis 4 aasta pärast sureb inimkond välja. Sellepärast, et ei ole, kes viib elu edasi ja need on mesilased. See on praegu suur probleem terves maailmas. Ja see on tekkinud juba mesilastel mingid mutandid, eks ole, mis on veel tugevamad ja seda tasub uurida. Siin on meil tarku mehi küllalt, kes peaks seda uurima, sest mesilane on väga oluline. Mesilind on ilust öeldud ju. Ja need 1878 sündis 3 geeniust, mis andsid Eesti kultuurile panuse, mille peal sai üldse edasi minna. Need olid siis Anton Hansen Tammsaare, Konrad Mägi ja Artur Kapp. Kindlasti ka Konrad Mägi kuulis seda ilusat lugu. Talle see kindlasti meeldis. Ka Anton Hansen Tammsaare, nagu me teame, kes oli kõva kontserdil käia, alati kontsertsaalis oma kalli kätega. Nii et siis Metsateel veel, sõbrad, ma mängiksin teile, et meile kõigile jääks hinge ja mälestus sellest päevast, mis täna meil on väga oluline. Ja ma kordan, me peame olema väga targad, võib-olla isegi kavalad. Minu memm alati ütles, et kui ma tulin jälle kuskilt reisilt, et kui nagu me teame, see ülemineku aeg ja nõukogude aeg ja okupatsioon ja mis me kõik võime nimetada neid asju. Memm alati lähen Roosna-Allikule sinna õie tallu. Memm vaatab mulle otsa. Sa tead, poeg, et praegu peab kaval olema. Ma ütlesin, et mis kavalust? Elame normaalset elu ja mina käin oma mänge teen igal pool ka mujal siin maailmas, Eestis mänge palju. Et kava peab olema. Ma ei saanud kunagi sellest aru ja nüüd ma ütlengi teile, vist kavalust peab juurde panna. Et ega selle otse sellega nii nagu töö ja õiguse vaimus, eks ole. Kas Tammsaare ütles ju ka, me teame, 5 raamatut on kirjutatud sel teemal kõik. Aga pärast kirjutasime väga lühikese 2-leheküljelise loo, mille pealkiri on Tõde. Ja tõest ta ütleb niimoodi, et maa peal järsku tekkis tõel siin olukord, et keegi tahtnud teda kuulata. Kõigil oli villand ja Tõde hakkas nutma, läks üles taevasse Jumala juurde, koputas. Mis teha, Jumal? Keegi ei taha meid maa peal enam näha. Mis teha edasi? Jumal ütles, mine ikka alla tagale, katsu ikka heaga niimoodi räägi ära, et ikka see tõde on ikka tähtis, eks ole, ja edasi kõik. Et püüa ikkagi, mõnda aega käi veel seal ringi inimeste hulgas. Tõde läks alla, käis ja läks nuttes tagasi Jumala juurde. Võta mind, ikkagi mind keegi ei salli enam seal. Ja sellest ajast peale elab Tõde Jumala juures. Metsateel.
suur tänu Lembitule, et tõesti inspireeriv, puudutav, liigutav ja see on see, mis päriselt meile rõõmsaks teeb. Muusika puudutab meid kõiki nii sügavalt, kui kõne ja jutt ei suuda, et ma olen väga tänulik selle väga liigutava etteaste eest. Järgmiseks tuleb meil Põlisrahva Koostöökogu poolse ühise pöördumise tutvustamine ja ettelugemine ja juba ning selle kannab meile ette virulane, Viru Meedia vedaja ja juba paljudele tuntud, armastatud Timo Kalaus, palun. Austatud Eesti Vabariigi kodanikud. Meie tänaseks juba 6 Eesti ajaloolise maa, Saaremaa, Läänemaa, Virumaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Järvamaa põlisrahvaste esindajad teatame, et meie poolt esindatavate maade põlisrahvad on teinud tagasivõetamatud otsused enesemääramiseks rahvusvaheliselt tunnustatavate põlisrahvastena. Meie eesmärkide avamiseks ja selgitamiseks on enesemääramise teostanud põlisrahvad koostanud ja avaldanud oma deklaratsioonid ning liitunud põlisrahvaste koostöökogus ühiselt vastu võetud deklaratsioonidega. Lisaks enesemääramisele on kõik eelnimetatud põlisrahvad sõlminud ka omavahelised vastastikuse tunnustamise ja koostöölepped, mis aitavad meil oma eesmärkide saavutamiseks tegutseda ühiselt ja koordineeritult. Edasise koostöö paremaks korraldamiseks, uute liituvate põlisrahvaste kaasamiseks ning meie ühiste huvide ja õiguste esindamiseks on eelnevalt nimetatud maade põlisrahvad liitunud põlisrahvaste koostöökoguga ning oleme valinud ja volitanud koostöökogusse oma esindajad. Põlisrahvaste koostöökogu toimib kõigi liitunud maade põlisrahvaste esinduskogude ühise koostöö korraldamisel. Meie ühiste huvide ja õiguste esindamisel ning edasiste otsuste ja lepete ettevalmistamisel, vastuvõtmisel ja edastamisel konföderatiivsel printsiibil ning vastavalt maade esindajate poolt ühiselt kehtestatavatele reeglitele. Kõigi eelnevalt nimetatud otsuste tegemisel oleme lähtunud põlisrahvaste õigustest, mis on sätestatud ja kinnitatud järgnevates rahvusvahelistes lepetes. Rahvusvahelise tööorganisatsiooni põlisrahvaste ja hõimurahvaste konventsioon, põlisrahvaste õiguste ÜRO deklaratsioon, Euroopa Parlamendi resolutsioon maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta. Enamik maailma põlisrahvastest lähtuvadki oma õiguste esindamisel ja kaitsel nendest rahvusvahelistest lepetest, mis kohustavad riike oma territooriumitel elavaid põlisrahvaid ametlikult tunnustama, toetama ja kaitsma, toetavad põlisrahvaste õiguste enesemääramiseks, oma esindajate valimist ning iseseisvaks toimimiseks ja koostööks vajalike esindusasutuste moodustamist. Eesti Vabariigis elavate põlisrahvastena oleme me osaks Eesti rahva ajaloolisest mitmekesisusest, oma keeleliste, kultuuriliste ja kogukondlike eripäradega. Me oleme Eestimaade põlised rahvad, põlisrahvad oma ajaloolise ühise nimetusega maarahvas. Me seisame ühiselt rahu, vastastikuse austuse ja ajaloolise õigluse eest. Meenutame, et meie esivanemad on elanud ja hoidnud meie rahvaid ja maid meie järeltulijatele juba paljude sajandite vältel, andnud oma panuse meie rahvaste keelte ja kultuuri kujunemisse ja Eesti Vabariigi loomisesse. Oleme meie loodusressursse seni kasutanud säästlikult ja heaperemehelikult ning meie looduslähedast ja liigirikast elukeskkonda oleme hoidnud tulevatele põlvedele. Pöördudes kõigi Eesti Vabariigi kodanike poole tõdeme ja kutsume kaaskodanikke mõistma, et Eesti Vabariik, mis eksisteerib meie põlisrahvaste ajaloolistel maadel, merealadel ja õhuruumis
ja mille kodanikud me täna oleme, ei ole seni tunnistanud riigi territooriumil elavate põlisrahvaste olemasolu ning ennast põlisrahvana määratlenud kodanike õigusi ja privileege juhtida ja korraldada oma põlisrahva kogukondade elu oma põlistel maadel ja merealadel, eelnevalt viidatud rahvusvaheliste lepetega vastavuses. Eesti Vabariigis puuduvad seadused, mis võimaldaksid järgida ja kehtestada kõikide maailma põlisrahvaste õiguste kaitseks rahvusvaheliselt kokku lepitud reegleid Eesti Vabariigis elavate ja ennast määranud põlisrahvaste suhtes. Enesemääramine on üks rahvusvaheliste inimõigustega tagatud põhiõigustest, mida kõik rahvusvahelisi leppeid austavad riigid peavad tunnistama ja kaitsma. Enesemääramised teostanud põlisrahvaste esindajad taotlevad, et Eesti Vabariik asuks toetama riigi territooriumil elavate põlisrahvaste enesemääramisi, ratifitseerima rahvusvahelistes lepetes põlisrahvaste õiguste kaitseks sätestatud põhimõtteid ja tegema meie õiguste kaitseks vajalikke otsuseid. Korralduslikult on kõigi põlisrahvaste koostöökoguga liitunud maade põlisrahvad teinud oma enesemääramise otsuselt iseseisvalt oma maade kihelkondades elavate põlisrahva kogukondade tuumrühmadesse valitud ja kihelkonna esindajateks volitatud isikute poolt. Põlisrahvaste koostöökogu on nende otsuste ettevalmistamiseks peetud läbirääkimistel, osalenud nõuandvas ja koordineerivas rollis. Kihelkondades arvestatakse põlisrahva kogukonda uute liitujate vastuvõtmisel ja esinduskogude valimisel, et kihelkonna esindajateks saavad olla vaid need põlisrahva kogukonna liikmed, kes elavad selles kihelkonnas ja vastavad vähemalt ühele järgmistest nõuetest. Inimene elab esindatavas kihelkonnas ning vähemalt üks tema esivanem oli aastaks 1924, mis oli kihelkondade kaotamise aasta, pärit sellest kihelkonnast. Inimene elab esindatavas kihelkonnas, omab lapsi esindatava kihelkonna põlisrahvast põlvneva kaasaga ning vähemalt 2 tema esivanemat olid aastaks 1924, pärit selle maa või mõne teise tänasel Eesti Vabariigi territooriumil asuva maa kihelkondadest. Inimene elab esindatavas kihelkonnas üle 15 aasta ning vähemalt 2 tema esivanemat olid aastaks 1924 pärit mõne teise maa kihelkondadest. Eelnevale tuginedes saavad põlisrahvaste koostöökoguga liitunud põlisrahvaste esindajad kirjeldada meie tänast olukorda, eesmärke ja tahet, mis on praktiliselt täielikus vastavuses maailmas kaitset vajavate põlisrahvaste määratlemiseks kehtestatud kriteeriumitele, mis tähendab, et meil Eesti Vabariigis oma enesemääramised teostanud põlisrahvastel ei ole oma riike. Oleme väikesearvulised ja riigi elanike hulgas vähemuses olevad põlisrahvad. Oleme Eesti Vabariigis põliselanikud ja kuulume varasemasse asustustihti kui enamus tänasest elanikkonnast. Me eristume teistest, meid koloniseerinud, okupeerinud ning assimileerinud rahvaist ja riigis valitsevast enamusest, kes kas päritolu tõttu ei kuulu meie põlisrahvaste hulka või on oma teadmatuse ning enesekolonisatsiooni tulemusena omandanud uue ja põlisrahvast erineva identiteedi. Me ei saa elada traditsiooniliste eluviiside järgi. Meie elukeskkond, elulaad, kultuur ja põlisrahvastena edasikestmine on ohustatud. Oma enesemääramised Eesti Vabariigis teostanud põlisrahvad on edasi Eesti Vabariigi kodanikud. Põlisrahvastele rahvusvaheliste lepetega tagatud õiguste riikliku tunnustamise, toetuse ja kaitse nõudmine ning meie õiguste ühine ja teadlik kehtestamine on Eestis elavate põlisrahvaste ühine võimalus kaitsta meie riiki, rahvast ja elukeskkonda võõraste ärihuvide ja riigis valitseva režiimi omavoli eest. Sest Eesti Vabariigis hetkel võimul olijad on asunud ilma kohalike põlisrahvaste nõusolekuta algatatud riiklike eriplaneeringute ja muude vastavate megaprojektidega väga suures mahus hävitama
meie looduslähedaste elukeskkonda, meie põlisteks asualadeks ja elatusallikateks olevatel maadel ja merealadel. Põlisrahvaste õiguste austamine ja arvestamise asemel teostab tänane neokolonialistlik režiim niinimetatud riiklike eriplaneeringute alusel põlisrahvaste maade, merealade ja kaevandamisõiguste müümist võõrastele. Kulutab riigieelarvet riigile majanduslikult kahjumlikele rajatistele ning rikub sellega teadlikult, tahtlikult ja kuritegelikult rahvusvaheliste lepetega kõikidele riikidele kehtestatud kohustust mitte teha otsuseid, milleks riigis elavad ja oma elukeskkonda kaitsvad põlisrahvad ei ole kunagi nõus andma oma eelnevat vaba ja informeeritud nõusolekut. Enesemääramised teostanud põlisrahvaste esinduskogud saavad oma õiguste ja elukeskkonna kaitsel tugineda põlisrahvastele rahvusvaheliste lepetega tagatud õigustele. Toimida valitsusväliste kogukonna ja keskkonnakaitseorganisatsioonidena ja inimõiguste kaitsjatena. Täname põlisrahvaste koostöökogu nimel kõiki kaaskodanikke, kes toetasid oma allkirjaga koostöökogu kollektiivset pöördumist Riigikogule, millega nõuame Eestis elavate põlisrahvaste ametlikku tunnustamist ja kaitset. Meie alla kirjutanud põlisrahvaste esindajad Läänemaalt, Virumaalt, Saaremaalt, Pärnumaalt, Järvamaalt ja Viljandimaalt pöördume Eesti Vabariigi kodanike poole üleskutsega. Püüdke mõista meie algatusi, leidke üles oma esivanemate juured ning ühinege oma kodukehelkonna kogukonnaga ja maa põlisrahvaga. Põlisrahvastele esitame nõudmised riigile, mis on selged ja põhiseaduslikult õigustatud. Tunnustada Eesti põlisrahvad kui rahvuslikke kogukondi, kellel on õigus oma enesemääramisele, kohaliku elu korraldamisele, oma keele, kultuuri ja pärimuse hoidmisele ning pärandmaade jätkusuutlikule kasutamisele. Taotleda rahvusvahelise tööorganisatsiooni põlisrahvaste ja hõimurahvaste konventsiooni ratifitseerimist Eesti riigi poolt, et tagada rahvusvaheline õiguskaitse meie õigustele ja vabadustele kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Kutsuda ellu seadusandlik dialoog ja koostöö Riigikogu, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonna tasandil, et määratleda põlisrahvaste esindusõigused, osalusmehhanismid ning garantiid nende kaasamiseks ühiskondlikult oluliste otsuste tegemistel. Me rõhutame, me ei luba muuta oma põlisrahvaste ajaloolisi maid sõjatandriks. Me ei nõustu ka oma rahvaste sunniviisilise evakueerimisega, vaid meie kohalolu oma esivanemate maal tagab meie kestmise põlisrahvastena. Meil on õigus jääda, elada ja kesta omal maal. Meil on õigus sellele, et riik ei korralda meie maadel midagi ilma meie eelneva vaba ja informeeritud nõusolekuta, nii nagu seda kinnitavad rahvusvahelised põlisrahvaste õigusi sätestavad põhimõtted. Me ei palu kohta oma maal. Me kuulume siia. Meil on õigus sellele, et riik ei korralda meie maadel midagi ilma meie eelneva vaba ja informeeritud nõusolekuta. Me ei astu vastu riigile, mille osa me oleme, kuid me ei luba end kõrvale jätta. Me ei nõua eraldumist, vaid nõuame tunnustust ja osalust otsustes, mis puudutavad meie maid, rahvaid ja tulevikku. Eesti Vabariik saab olla tõeliselt õiglane ja tugev vaid siis, kui ta austab oma ajaloolist mitmekesisust sama kindlalt kui rahvuslikku ühtsust. Meie sõnum on selge ja vääramatu. Me seisame oma elukeskkonna, rahva kestmise ja osalusdemokraatia teostamise eest. Meil on kõrini
Meil ei piisa tühjadest lubadustest, me nõuame rahvaalgatuse ja rahvahääletuse taastamist, sest ilma osalusdemokraatia mehhanismideta on riigivõim üksnes vormiline. Me ei lepi assimilatsiooniga ega vaikiva kadumisega. Me nõuame demokraatlikku kultuuririkkust, mitte sunnitud ühtlustumist. Põlisrahvaste laste keeleline ja kultuuriline identiteet peab säilima. Riigikeele omandamine ei tohi toimuda identiteedi kaotuse hinnaga. Seetõttu ei toeta me ühiskoolide süsteemi, mis lõhub ajaloolisi kogukondi ja viib assimilatsioonini. Põlisrahvaste püsimise eelduseks on võimalus saada kooliharidust oma kodukohas, elukohajärgsetes väikekoolides, mis on juurdunud kohaliku keele, kultuuri ja kogukondliku sideme pinnasesse. Eesti Vabariik saab olla õiglane ja kestlik vaid siis, kui ta kuulab ja kaasab oma põlisrahvaid mitte pelgalt sümboolselt, vaid otsustavalt. Me ei nõua luba eksisteerida, me kehtestame oma õiguse jääda, otsustada ja kesta. Teadaanne alla kirjutanud põlisrahvaste nimel. Meie alla kirjutanud teatame ühiselt ja vastutustundlikult, et oleme alustanud põlisrahvaste konföderatsiooni loomise protsessi, lähtudes meie ajaloolisest enesemääramise ja korraldusõigusest ning rahvusvahelistest põlisrahvaste õigusi tagavatest üldtunnustatud põhimõtetest ja normidest. Meie eesmärk on sõlmida põlisrahvaste ajalooliste maade konföderatsioonilepe, mis sätestab meie vastastikused õigused ja kohustused, koostöövormid ning meie konföderatsiooni kui rahvusvahelise õiguse subjektid suhted Eesti Vabariigi kui suveräänse riigiga. Konföderatsiooni leppe ettevalmistamine toimub Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil, kooskõlas põhiseaduslike õiguste, rahvusvaheliste lepingute ja rahumeelse enesemääramise põhimõttega. Meie tahe on säilitada, tugevdada ja edasi kanda oma rahvaste identiteeti, elukeskkonda, kogukondliku iseotsustamise õigust ja kultuurilist järjepidevust, nii tänases Eestis kui tulevases konföderatiivses korralduses. Meie nõudmine maade ja merealade puutumatuse kohta. Me ei luba oma ajalooliste maade ega merealade hõivamist ükskõik milliste ettekäänete varjus. Olgu nendeks tuugenitööstused, päikesepargid, kaevandused, taristuprojektid või muud arendused. Peame lubamatuks ja keelame ära kõik sellised tegevused, mida kavandatakse ilma meie eelneva, vaba ja informeeritud nõusolekuta. Meie maad ei ole tühjad alad, mida võib majanduslike huvide nimel koloniseerida või tükeldada. Iga selline kavatsus, mis eirab meie õigusi ja kohalolu, on meie jaoks territoriaalne rünnak ja kultuuriline häving. Eriti lubamatuks peame me metsade hävitamist lageraietega, mida varjatakse eksitava mõistega uuendusraie. Samuti on vastuvõetamatu, et meie metsad ja põllumaad lähevad järjest enam võõrkapitali omanike ja esindajate valdusesse. See ohustab nii meie looduslikku elukeskkonda, toidujulgeolekut kui ka kultuurilist järjepidevust. Meie maad ei ole müügiks. Aitäh teile! Järgnevaks tutvustab Kristjan Moora siis Põlisrahva Koostöökogu rahvaalgatust, mis tänaseks on kogunud juba 2100 ja midagi allkirjast. Aitäh! Meil on see rahvaalgatus algatatud, siis üleval on näha 5. jaanuaril ja ta kogus allkirju 23. aprillini. Järvamaa enesemääramine toimus siinsamas
19. aprillil ja me arvestasime, et me saaksime siis pärast Järvamaa enesemääramist minna koos põlisrahvaste esindajatega koostöökogu algatust Riigikogusse esitama, aga väike nihe, meiega liitusid Viljandimaa esindajad, me oleme veel tugevamad ja nüüd siis pärast tänast sündmust on aeg põlisrahvaste koostöökogul, kelle algatus see on, minna Riigikogusse algatust esitama. Ja ma ei tea, kui palju teie hulgast on seda rahvaalgatus.ee keskkonnas allkirjastada saanud, kes veel ei ole, siis mul on täna kaasas paberkoopia ja paberkoopia taga on leheküljed, mille peale siis saab allkirju anda. Näitan. Sellised allkirjalehed, siin on vaja nimi, isikukood ja allkiri. See süsteem elektrooniliselt allkirjade vastuvõtmisel fikseerib, et keegi ei saaks anda 2 allkirja. Aga me kunagi ei näe hiljem, kes meie allkirjad on andnud, sellepärast tasub ka alati jätkata traditsiooni paberil midagi korjata, meil jäävad endal koopiad ja teiseks, ega me neid kurjasti ei kasuta, kui meil on toetajaid. Oma toetajate kaasamiseks on need nimekirjad meil endal ka head. Kui me teeme umbisikulise ja meile teadmata toetusallkirjade kogumise, me pärast ei suuda neid inimesi organiseerida. Ja samamoodi on neid lehti siin mitu, neid ei pea täna veel kõik lõpetama, ma annan neid lehti kaasa, minge oma maadele, kaasake veel inimesi, eks ole. Aga ärge siis topelt allkirja andke, et need, kes on juba allkirja andnud elektroonilises keskkonnas, teist allkirja enam ärge andke. Et need ma jagan kohe pärast laiali. Ja siis kui nüüd võtta see Eestis elavate põlisrahvaste õiguste ametliku tunnustamise ja kaitse nõue natukene allapoole kerida, siis tuletame lihtsalt meelde meie pöördumine, mille Timo ette kandis, on ka siit suuresti inspireeritud. Paljud tekstid on samad, kordavad meie manifestides olnud rahvusvahelisi leppeid ja siis see pöördumine koosnebki meie tutvustamiseks nagu 3 plokist. Esiteks me muidugi rõhutame seal esimeses lauses ka seda, et tühistame tuuleparkide ja kaevanduste eriplaneeringud, et see oli oluline sellel hetkel. Ja teine osa siis taotleme põlisrahvaste õiguste kehtestamist, riigi seadusandluse kooskõlla viimist põhiseadusega ja selle preambuliga ning otsedemokraatiat, mis võimaldab rahval osaleda oma riigi tuleviku ja elukeskkonna kujundamisel. Midagi ju seaduse vastast siin ei ole. Me tegelikult üritame oma riiki kaitsta ja toome esile ka siis need õiguslikud alused, millest me juhindume. Võiks nüüd natuke allapoole kerida. Siia tulevad siis ka viidetena need samad meie enesemääramise manifestid ja meie ühised lepped. Seda nimekirja me tänaste otsustega enam täiendada ei saa, me võime need lisada siis nüüd eraldi lisadena paberil. Pärast seda, kui me oleme ka lisanud oma allkirjad. Ja hulk selgitusi, mis kõik on pädevad. Nüüd lähme edasi, mille juurde me siis Eestis elavate põlisrahvaste vastastikused tunnuskirjad on siis täna lisandunud. Küsimus, mitu tunnustuskirja täna tehti? 12. Et kui me võtame, et meid on 6 ja me peame risti-rästi 11 tunnustama kahepoolselt siis, ja 3 lepingut juba oli, siis kokku on 15. Aga mitmes eksemplaris. Nii, ja nüüd see hinnang Eesti Vabariigis valitsevale olukorrale tasub tähelepanelikul lugemist. Ma kõike ette lugema siin ei hakka, aga meenutuseks. Me tugineme eelnimetatud rahvusvahelistes lepetes maailma põlisrahvaste õiguste kaitseks sätestatud põhimõttele mõtetele ja anname Eesti Vabariigis valitsevale olukorrale järgneva hinnangu. Alati meie pöördumiste alguses on mõistlik anda olukorrale hinnang. Olukorra hinnang hõlmab ka meie tegevust ja ka meie vastaste tegevust, eks ole. Siis on kaalutlust, mida me teha saame.
nii et ka selles pöördumises, mida Timo ette luges, oli väga selgelt kirjeldatud alguses seda, mida meie oleme teinud. Siis oli seal üsna hulgal kirjutatud ka seda, mida riik on teinud ja millega me rahul ei ole. Ja oli ka toodud ette need lahendused, mida me siis teha saame. Sama alusel on ka see pöördumine tehtud. Et kui me oleme õiguslikud alused ette lugenud ja andnud hinnangu valitsevale olukorrale, siis selles hinnangus on õige mitu valdkonda puudutatud. Läheme natuke allapoole. Seal on rõhutatud esindusdemokraatia tingimusi, mis meil täna on. Ja me nõuame osalusdemokraatiat. Kõik saavad aru, mis see tähendab. Esindusdemokraatia tähendab seda, et e-valimistel valitud inimesed on täiesti kontrollimatud kuni järgmiste e-valimisteni. Rahva käest ei küsitagi midagi. Osalusdemokraatia on see konföderatiivne printsiip, mille alusel need olulised küsimused, mida ei ole rahva käest luba saadud, alati küsitakse rahva käest järgi. Mis on meie mure? Me ei ole harjunud rahvana osalusdemokraatias osalema. Koolis ei ole õpetatud. Juhid tänased ei taha seda, paljud kardavad ja sellepärast ka selle meie põlisrahva algatuse käigus ei tasu karta. Me peame suutma rahvast äratada, liita, kasvada ja seda osalusdemokraatiat siis teostada oma algatuse kaudu. Me nõuame seda ka vabariigilt, aga me peame tegema ise ette. Väga vähe saab saavutada ainult palju nõudmisega, palju rohkem saab ise eestvedamise ära tegemisega. Nüüd sellele režiimile, mis me siin Eestis on, me oleme andnud üsna karmi hinnangu, aga mitte nii karmi kui Toni Kasakad. Veel. Vaatame edasi. Rohepöördeks nimetavad kliimapoliitikat oleme nimetanud ja rahvastikupoliitikat oleme nimetanud. Kas te teate mõnda Eesti Vabariigi tänast akti, mis puudutab rahvastikupoliitikat? Rahvastikupoliitika on tegelikult see keskne poliitika, millele juurde peaksid olema kirjutatud majanduspoliitika, hariduspoliitika, regionaalpoliitika ja nii edasi. Sellest lähtuvalt tuleb teha riigikaitset ja julgeolekut, aga seda keskset poliitikat meil Eestis kahjuks tänase vabariigi juhtide poolt ei ole tehtud. Kas me saame seda teha? Saame küll. Me peame arvestama just nimelt nende samade allosadega ja siin on ka mõned nimetatud. Hariduspoliitika, majanduspoliitika, keskkonnakaitse ja on ka natukene nimetatud keskkonnamõjude hinnangutega tehtud pettust ja seda, mis siis tegelikult toimub ja kui me ei usu teadust, me usume päris teadlased. Saaremaal siis vähemalt paljudel siin maadel veel, kus neid tuugeneid tahetakse rajadega, on rahvaalgatusel tehtud ju hulga teadusuuringuid. Meil on kontakt maailma vastava eriala teadlastega ja nii mahukaid teadusuuringute refereeringuid igasuguste lisadena meie ettepanekutena ma pole kuskil mujal näinud. Aga kui tänane võim ei taha seda eelnõud või seda rahvaalgatust võtta, ega ta väga pikalt seda läbi lugeda ei saa. Meil ei ole need endal ajalooliseks dokumendiks, me saame pärast vaielda. Aga kui me võtame nüüd vastu või vaatame mõnda vastust, mis Riigikogu on andnud ja kus ta on nõudnud siis mõnelt nii nimetatult teadlaselt selgituse, et see on nagu lapse jutt, et me säilitame need ka tulevikuks. Vaatame edasi. Olukorra positiivseks lahendamiseks on Riigikogul ja kohtutel vastutustundliku suhtumise korral võimalik lähtuda ettevaatusprintsiibist ning teha otsused, mis arvestavad rahva tahtega, rahvusvahelistes lepetes põlisrahvaste õiguste kaitses kehtestatud reeglitega ning sõltumatute teadusuuringute abil saadud hoiatavate tõendite ja soovitustega. See ennetus- ja ettevaatusprintsiip, see on ka tegelikult rahvusvaheline lepe. Päris pikalt lahti kirjutatud, aga seda ei pea pikalt seletama. Terve mõistusega inimene saab aru, mis siis juhtub, kui seda ei tehta. Siis on õnnetus käes ja mis siis juhtub, kui me oleme hoiatanud ja palunud olla ettevaatlikud ja riik on vägisi teinud seda, mida me oleme hoiatanud. Siis nad on teadlikud kurjategijad. Me oleme selle eest ka hoiatanud ja selle hoiatuse eest siis Saaremaa vald kaebas mind politseisse, et ma ähvardan neid. Hoiatusega nad ei ole harjunud. Tänapäeva noored poliitikud istuvad rõõmsalt ja
nagu see Mats, kes on tubli mees, eks ole, neid satub harva sinna ukse taha. Sinna satub enamasti lömitajalikke tegelasi, kes uksele kaapidest tasakesi kummardades tulevad midagi küsima. Inimesed tõusevad ära ja lähevad lolliks. Nad pole kogenud seda võimu. Ja kui ühel hetkel keegi tuleb ja neid hoiatab, siis nad hakkavad nutma. Ja, aga me peame sellega arvestama. Nii et ühesõnaga, ega me neile kurja ei taha, me tahame neid kaitsta iseenda eest, kes nad nii rumalaks on. Vaatame edasi. Milliseid nõudmiseid ja ettepanekuid teeme. Eks me nõuame siis põlisrahvaste õiguste, omandi ja esinduskogude tunnustamist ja toetamist. Nõuame seadusandjalt, nõuame Riigikogult ja nõuame siis ka seda, et lahenduse saavutamiseks nad toetaksid meie algatusi. Koostada, esitada Riigikogule eelnõusid. Lähme kohe sinna allapoole. Mis osalusdemokraatia hea näitena vajalikud põlisrahvaste enesemääramiste, esinduskogude ning põlisrahvaste õiguste ja omandi tunnustamiseks ja kaitseks. No, kuidas me siis käitume nüüd? Me oleme nüüd teinud ühe väga olulise leppe. Vastastikuse tunnustamise ja koostööleppe oma vahel kahepoolselt ja lisaks ka veel ühise koostöökogu. Ega selles koostöökogus, mida rohkem tuleb liitujaid, ega meil kergem ei hakka. Seni me kolmekesi läänlaste ja virulastega saime oma asjad kergesti läbi räägitud. Erimeelsused lahendatud. Mis te arvate, et mida suurem kogu, seda kergem. Ruutsõltuvusest tuleb probleeme juurde. Aga me peame sellega arvestama ja oskama koostööd teha. Näitlikult, mitte nii nagu mõned, kes täna riigi juures kaklevad. Et ega meil kerge ei saa olema, ärge seda arva. Ja nüüd siis viitame ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni punktile 4. Et kui me Euroopa Liidus oleme ja tänane riik ka, et siis me ju saame sellele tugineda. Nõuame seda siis. Miks see siis ei tee? Ja meie siis esindajate kaebeõiguse tunnustamine, õiguskaitse tagamine, see punkt on oluline, palun kerige ette. Mis on siis saanud meie kohtu käikudest seni? Me teadsime ette, et põlisrahvaste esinduskogud ei ole tunnustatud, eks ole. Saarlaste kollektiivne esinduskogu pöördus meie õiguste kaitseks kohtusse, riikliku merealade planeeringute ja siis meie selle alusel maha müüdavate merealade lepingute peatamiseks ja tagasipöördamiseks nõudsime esialgset õiguskaitset. Aga mida vastas kohus? Teil ei ole kaebeõigust. Ühesõnaga, nad keeldusid neid arutelusid üldse alustamast. Nii halduskohtus, ringkonnakohtus kui ka Riigikohus ei võtnud üldse menetlusse, ütles, et kõik on õige. Ühesõnaga, me peame arvestama sellega, et ega meid esimese hooga tunnustada ei taheta. Ja nüüd need mitte tunnustamise otsused on ju millised siis? Need ongi need otsesed diskrimineerimise aktid. 15. siis üleeile, 4 päeva õhtul, lõppes 70-päevane tähtaeg, mida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium oli võtnud saarlaste protestikirjadele vastamiseks. Tavaliselt ju asutused peavad vastama 30 päeva jooksul. Pikendasid seda 70 päevale. Algas asi 4. märtsist, kui me pidime esitama viimaseks tähtajaks, oli vaja esitada siis protestid 330 kilovoltiste uute liinide ehitamiseks Saaremaale. Tahtsid teha vahepeal 2 paralleelset liini, uut, mille siis laius on 100 meetreid. Ja võtta kõik nagu maha, mis tee peal jääb, üle küladega. Nüüd siis nad tõmbusid tagasi, et me teeme ikkagi ainult 1 liini. Meie vastus on väga selge, me ei luba ühtegi. Meie maa, te pole meiegest luba küsinud, ärge lootkegi. Aga nüüd see vastus siis. Eks me arvestasime, kuidas nad vastavad ja teadsime enam ette ka. Nad vastasid siis erinevate kihelkondade esinduskogude eraldi allkirjastatud, digiallkirjastatud kirjadele ainult 1 vastuse. 1 kihelkonnale. Ütlesid, jagage seda omavahel ise. Nad ei vastanud isegi. Nad ei vastanud üldse kõigile. Ja nad vastasid siis sellel viimasel kuupäeval, need vastus oli siis nagu 4 ja 5 vahel, eks ole. Viimasel minutil umbes. Praegu riik nii teeb. Ja siis, mida nad veel tegid, olid tellinud mingisuguse uuringu, mis nagu need tuugenite vastased uuringud on, mis siis väideti, et meid pole olemas. Et keegi kuskil väitis, et meid pole olemas. Seda siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametlik.
Heurek, seda me tegelikult tahtsimegi, sest see on see otsese diskrimineerimise näide, äärmiselt rumal ja põhjendamatu. Seda saab ju edasi kaevata. Kui nad oleksid vaikinud, oleks kehvem olnud. Aga no, saate aru, kui vastas on ikka täitsa rumalad. Me andsime neile ette selles kirjas ka võimaluse, et juhul kui on olemas selline, tähendab, alustades sellest, on olemas märgukirjade, selgitustaotluste ja kollektiivsete pöördumiste esitamisele vastamise seadus, kuidas riik peab vastama. See rahvaalgatus on keskkond. Tegemist on kollektiivse pöördumisega seaduse alusel, mille siis Riigikogu peab seaduse alusel menetlusse võtma, kus on üle 1000 hääle. Nüüd selle edasise menetlemisega on ju vastamise osa, eks ole. Saarlaste pöördumise lükkas põhiseaduskomisjon 6. mail toimunud istungil tagasi. Kirjalikku vastust. Neil oli samuti sinna mingisugune tekst kirjutatud, et meid pole olemas, seda nad ei julge meile praegu enam esitada. Nad ei olegi vastanud. Jätsid vastamata. See on parem nende jaoks. Aga nüüd sellele nad vastasid. Ja siis see tähendab seda, et seal seaduses on ka kirjas, et kui ei ole pädev vastama, siis pead kiiresti hiljemalt 5 tööpäeva jooksul suunama edasi pädevale organile. No kas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium mingi osakonna ülem, kes meile vastas, on pädev vastama seda, kas põlisrahvas on olemas või ei ole? Ei ole pädev. Aga miks ta siis edasi ei suunanud õiguskantslerile, kes see oli nagu mõeldud? Ta tuld selle pealegi, ta tegelikult ei tunne Eesti seadust. Võtsid vastata, aga nüüd on riik vastanud meile oma mingi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ebapädevalt teemal, millest nad ei peaks üldse tegema. Ühesõnaga, kuidas me selles olukorras ennast kaitseme? Viime järgmise rahvaalgatuse sisse, mis oli meile antud piisavalt aegsasti ette. 15. vastati, 25. viime sisse, eks ole, aga selleks tuli 5. jaanuaril. Nii et kui me tahame neid algatusi teha, me peame arvestama, et neid menetletakse kuude kaupa, ei saa kohe homme vastu. Ja praegu tuleb anda sisse siis asju, mida me saame sügisel võimalik esitada allkirjadega ja muuga. Ja need sisse antud avaldust läheb tõenäoliselt Riigikogus põhiseaduskomisjoniga tõenäoliselt alles septembris. Saarlaste oma me andsime sisse jaanuaris, menetlusse tuli mais. See on see aeg, mis läheb. Et ärge siis sellepärast frustreeruge, et kui teil antakse rumalaid, ebapädevaid ja eitavaid vastuseid, neid tuleb ära kasutada, neid tuleb ette näha, järgmine samm tuleb ka osata ette näha. Aga tuleb arvestada, et ruttu ei lähe midagi. Kogu meie põlisrahva algatustes edu saavutamine ei ole kiire. Aga kui me kasvame järjest, nii kui täna, järgmise korraga jälle, siis lõpuks see mõjub. Ja vahepeal muutub maailmakord ka. Olge tänatud ja saate allkirjastada, kes veel ei ole. Aitäh! Suur tänu. Nüüd oleme täpselt graafikus ja natukene eeski, et teeme 20 minutit pausi, siis me saame siit laudu natukene eest ära. Tähtsad allkirjad ja ametlik osa on saanud ühe verstaposti tehtud. Saame nüüd publikuks ja selliseks kogukonnaks ühenduda kõik, et kui oleme delegatsioonidega, siis nüüd oleme siis kogukonnana ühtsed, et meil tuleb veel esinemisi nii muusikalisi kui inspireerivaid kõnelisi, aga seda siis peale pausi. Et saame natukene muljetada, jagada, tunnetada, mis me just tehtud saime, kus me oleme ja kes me oleme. Aga aitäh teile! Suur tänu kõigile Vanglaplaneedi toetajatele ning eriti Vastupanu liikumise liikmetele, kelle abiga see sündmus salvestatud sai. Tänutäheks on kohtumise teises pooles esitatud ettekanded ja muusikalised vahepalad nähtavad ainult teile. Kui soovite samuti meie tegemistele kaasa aidata ning vaadata täispikka salvestust Koerus toimunud põlisrahva kohtumisest, olete oodatud liituma Vanglaplaneedi Vastupanu liikumisega aadressil vastupanuliikumine.ee.
Saksa patarei seal tulistas lembitult mitmel korral ja see lembitatus väga raskesse olukorda, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitult tekkis üks nii roolirike ja seal siis pikalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komandör vastas, ei saa tulla, meil on siin hea olla.